Antud videoloeng teeb ülevaate, mida olulist panna tähele, kui hakkame biojäätmeid koguma, sorteerima ja kompostiks väärindama. Alates 1. juunist 2023. aastast tuleb biojäätmeid koguda liigiti eraldi mahutitesse kõigil kinnistutel ja asutustes sõltumata korterite arvust, kinnistu sihtotstarbest või asutuse suurusest. Biojäätmete väärindamine on äärmiselt oluline, sellepärast et ühelt poolt biojäätmed on looduslikud materjalid, mida saab ringlusesse võtta ja taaskasutada. Biojäätmete korralik käitlemine aitab kaasa keskkonnamõjude vähendamisele. Kindlasti biojäätmete eraldi kogumine ja käitlemine üldises pildis ja mõistes aitab vähendada üldist jäätmeteket ja põllumajanduse seisukohast, mis on äärmiselt oluline, on kindlasti see, et biojäätmed sisaldavad toitaineid nagu lämmastik, fosfor ja kaalium, mis on olulised taimede kasvuks ja mida me saame põllumajandussüsteemi kenasti väärindada ja tagasi viia. Euroopa Liidu üks laiemaid eesmärke on suurendada biojäätmete ringlussevõttu ja vähendada siis seeläbi 2030. aastaks toitainete kadu vähemalt 50%. Ja Euroopa Liidus siis toodetakse aastas 138 miljonit tonni biojäätmeid, mille ringlussevõtul saaksime toota toitainete rikkaid väetisi või mullaparandajaid, mis oleksid asendamas sünteetiliselt toodetud väetiseid. Selleks, et biojäätmeid jätkusuutlikuks käitlemiseks kasutada, on vaja neid kindlasti liigiti koguda. Ja Euroopa Liidus on siis üleüldine ja laiem nõue, et biojäätmete kogumine muutuks alates 1. jaanuarist 2024 kõigile kohustuslikuks. Vaatame üle, milline on biojäätmete tekkemahud Eestis. Eestis tekib keskmiselt 383 kilogrammi olmejäätmeid inimese kohta aastas, millest köögi- ja sööklajäätmed moodustavad 71 kilogrammi, aia- ja haljastusjäätmed 30 kilogrammi. Ühe inimese kohta seega tekib aastas keskmiselt biojäätmeid 101 kilogrammi. Liigiti kahjuks kogutakse seni vaid veerand kõikidest biojäätmetest, mida annaks siis ka edaspidiselt väärindada, ja segaolmejäätmetesse satub siiski erinevatel aastatel ligikaudu 100 431 tonni biojäätmeid. Biojäätmed tekivad tavaliselt seal, kus inimene tegutseb. Nii on biojäätmed tavapärased meie aedades, haljastusaladel ja kodumajapidamistes, büroodes, jaemüügikohtades, hulgimüügiettevõtetes ja toitlustusasutustes. Ka tekib toidu- ja köögijäätmeid toiduainetööstuses. Aia- ja haljastusjäätmeteks tavapäraselt loeme aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud niidetud muru, puude lehed, üleskitkutud umbrohu, lõikelilled, hekipügamise jäägid. Kalmistutel tekivad sarnased biojäätmed ja need oleks tark sorteerida siis eraldi konteineritesse, eraldi küünaldest ja kunstlilledest. Toidujäätmed on näiteks riknenud toit, puu- köögiviljade koored, kalalood, kondid, muna-pähklikoored, kohvi- ja teepaks koos filtriga ja potitaimed, toalilled ilma siis plastmassist istutusnõuta. Kui te olete ostnud kauplusest köögivilja, näiteks lehtsalatit, ja te ostate lehtsalati plastmassist poti sees, millel on turbapall, siis kindlasti tuleks see plastmassist pott enne ära visata, kui te utiliseerite alles jäänud köögiviljataime. Teekotid, kui need on 100% biolagunevad, tohib samuti panna biojäätmete hulka, muidu mitte. Biojäätmetega koos võib koguda veel ka teisi biolagunevaid jäätmeid, milleks on salvrätikud, majapidamispaber, määrdunud papp ja üleüldises mõistes paber. Mida ei tohi biojäätmete hulka panna, on siis kõik need materjalid, mis bioloogiliselt ei lagune või on siis väga raskesti lagunevad, nagu kile, plast, kassiliiv, suured kondid, kunstlilled, vanad ravimid, küünlad ja mähkmed. Kuna biojäätmete liigiti kogumine on väga oluline,
siis vaatame korraks üle põhilised põhjused, miks siis biojäätmeid liigiti me kõik koguma peaksime. Et kõigepealt see võimaldab siis biolagunevat materjali maksimaalselt loodusliku ressursina uuesti ära kasutada ja väidetud on, et kui koguda biojäätmeid liigiti, jõuab siis sellesse ringlusesse tagasi kohati kuni 100%. Kui biojäätmed jõuavad prügilatesse, põhjustavad nad siis prügilagaasi, metaani ja ka nõrgvee teket, lämmastiku leostumist, mis tegelikult ei ole meie keskkonnale mitte sobilik ja hea. Ja segaolmejäätmetega, kui me kogume biojäätmed koos, siis me määrime ära sellega nii nimetatud ka teised jäätmematerjalid, mida muidu oleksime võinud kas siis välja sortida ja uuesti ringlusesse suunata. Ja mis kõige olulisem kindlasti on, miks me üldse täna biojäätmetest räägime, on kindlasti see, et biojäätmetes on siis toiteainete varu, mis on siis väärtuslik ressurss nii koduaias kui põllumajanduses ja sorteeritud biojäätmetest saab toota veel biogaasi ja biogaasi kääritusjääki omakorda sobib siis ära kasutada põlluväetisena. Biojäätmeid eraldi koguma kohustab meid ka jäätmeseadus, ehk siis kohalikud omavalitsused peavad korraldama biojäätmete tekkekohal liigiti kogumise või tekkekohal ringlusse võttu alates siis uuest korraldatud jäätmeveo hankest ja seda mitte hiljemalt kui 2023. aasta lõpuks. Ka on meil Eestis kehtestatud biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded määrusena. Ja määruse reguleerimisala nimetab siis ära, mis on biolagunevad jäätmed, kuidas biolagunevatest jäätmetest aeroobse käitlemise teel komposti toota, sätestab ära ka komposti ohutuse ja kvaliteedi näitajad. Ja kuna komposti tootja tohib siis komposti ka tootena turule väljastada ja seda sellisel juhul, kui siis kompost vastab käesoleva määruse nõuetele ja biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded antud määrus ei kohaldu siis kodumajapidamistele, kus tekkinud biolagunevaid jäätmeid tohime kompostida omal kinnistul ja me kasutame saadud komposti oma tarbeks. Ka ei kohaldata määrus siis segaolmejäätmete mehaanilise bioloogilise töötlemise kohta ja selle töötluse käigus saadud materjalidele. Kompostimine on kasulik ja inimestele väga sageli loomupärane tegevus. Kompostima oleme me harjunud oma suuremates koduaedades või siis maakodudes. Olenevalt sellest, millised on komposti lähteained, me ütleme, kas tegu on mullaväetajaga või siis mulla omaduste parandajana. Kuid kindlasti sisaldab kompost, kui ta on valmis ja stabiilne, huumuse taolisi väetusaineid, mida siis põllumajandusliku või keskkonnaseisundi parandamiseks me mullas kasutame. Ja komposti iseenesest sobib kasutada nii aiamaal, lillepeenras, köögiviljaaias, toalilledele kui ka põllumajandustootjatel põldudel kultuuride väetamiseks ja mulla huumusseisundi parandamiseks. Kompostiga saame asendada sünteetiliselt toodetud väetiseid, nii et mahe põllumajanduses on kompostil väga suur perspektiiv. Kompostist on suur abi, kui teda kasutada kergema lõimisega muldadel, sellepärast et ta parandab mulla veehoiuvõimet ja kompostiga saame reguleerida veel ka mulla happelisuse taset ja muuta teda siis kultuuridele sobilikumaks. Ja teadusuuringud on näitanud, et komposti kasutamisel võib ilmneda ka selle antiseptiline toime ja seda eriti siis, kui me oleme ära teinud külvid ja seganud külvi substraadi hulka komposti, ehk siis kompost võib pärssida
seenhaigusi ja nende levikut. Nõuded kompostimisele, kui need puudutavad meie eramukrunte, esitab tavaliselt kohalik omavalitsus. Kohalik omavalitsus määratleb ära, kus ja milliseid biojäätmeid me võime kompostida, kas lahtises saunas, kinnises kompostris või siis kompostikastis. Kinnine kompostikast tähendab seda, et komposter on külgedelt ja pealt suletud, tal on põhi ja reeglina on siis seal põhjas ka äravoolu jaoks avasus. Ja kinnises kahjurite eest kaitstud kompostris tohib näiteks kompostida toidujäätmeid, millele muidu leiaksid linnud ja väikenärilised lihtsalt juurdepääsu. Ja üldiselt siis füüsilistel isikutel on lubatud biojäätmeid tekkekohas kompostida ja komposter võib siis olla nii ise ehitatud kui poest ostetud. Komposter võib olla soojustatud või soojustamata. Arvestades meie aastaaegade vaheldumist, on meil talvistel perioodidel kindlasti vaja ka soojustatud kompostrit. Kui biojäätmeid kompostitakse tekkekohal, tuleb siis see saadav kompostimuld ka omal kinnistul endal ära kasutada. Kodus kompostimise üheks väga suureks eeliseks on see, et me ise sorteerime biojäätmed. Aga kindlasti tuleks korra vaadata üle need biojäätmed, mida siis tuleb koguda eraldi. Tavalised kilekotid ja toidupakendid, mis tekitavad mikro- ja nanoplasti, millest täna räägitakse üha rohkem, need ei kõlba biojäätmete hulka. Samamoodi kassiliiv. Isegi sellisel juhul, kui kassiliiv on looduslikku päritolu, tuleb pidada meeles seda, et kui kass käib õues, siis kassiliiva hulka satuvad erinevad haigustekitajad. Kui me kodus kompostime biojäätmeid, siis on väga ebatõenäoline, et me suudame jälgida kompostimisprotsessile vajalikku seda termofiilset faasi ehk siis seda momenti, kui temperatuur meie kompostris on pikema aja vältel kuskil 60 kraadi juures ja üle selle. Sellepärast võib-olla ma rõhutaks, et kassiliiva, isegi kui ta on looduslikust materjalist, kodusesse kompostrisse panna ei tasu. Biojäätmetega koos ei soovitata koguda vedelaid toidujääke, toiduõli, ka suuri konte, mis väga aeglaselt lagunevad. Siis kõik kiletatud ja vahatatud pinnaga või kileaknaga paberkotid, nende koht samuti ei ole kompostris. Küpsetuspaber, vanad ravimid, sest vanad ravimid võivad tekitada soovimatuid laguaineid ja need ei sobi teie kompostrisse. Siis kindlasti mähkmed, hügieenisidemed, tolmuimejate kotid, kunstlilled ja küünlad. Kunstlillede lagunemisperiood on väga pikk. Ja kompostris nad reeglina ei lagune. Küll, aga nad lagunevad tükiliseks, mis saastab teie komposti jällegi mikroplastiga. Ja kõik lille- ja salatipotid, mis on plastmassist, need tuleks siis enne eemaldada, kui need biojäätmed utiliseeritakse kompostimise eesmärgil. Kompostimine on ühelt poolt lihtne ja looduslik protsess. Selle käigus tarbivad siis bakterid, mikroorganismid, seened ja vihmaussid erineva päritoluga orgaanilist materjali. Nad lagundavad selle ära ja jätavad lagundatud materjali hulka ka oma kasulikud elutegevuse jäägid, seda eriti vihmausside poolt. Orgaaniline aines, mida nad lagundavad, on väga erinevat laadi, näiteks kartulikoored, puulehed, niidetud muru, kõik see kraam, kõik need biojäätmed, mis tulevad meil köögist. Nii et selle
elustiku elutegevuse käigus tekib siis meil biolagundatavatest jäätmetest väärtuslik ja toiteainete rikas kas muld või mulla väärtusaine. Kuigi kompostimine on selline traditsiooniline biojäätmete käitlemise viis, mida võib siis teha väga erinevas mastaabis ehk siis tööstuslikult, kas reaktorites, välitingimustes aunades, komposteerides siis tonne biojäätmeid või siis ka kodumajapidamistes, kus mahud on hoopis teised, me kasutame kompostikaste, siis üks tähtis nüanss, mida kindlasti tasub rõhutada, on kompostimise protsessi detailid. Ehk siis, kui tehakse komposti tööstuslikult, tuleb järgida kompostimise ohutusnõudeid ja ohutusnõuded siis sätestavad, et protsessi käigus peab temperatuur püsima 3 päeva jooksul üle 65 kraadi või 10 päeva jooksul üle 55 kraadi Celsiuse ja loomsete kõrvalsaaduste kompostimise korral 1 tund üle 70 kraadi Celsiuse. Nii on siis tagatud, et valmis komposti ei sisaldaks umbrohuseemneid ega ohtlikke patogeene. Ja see on ka see põhjus, miks kassiliiva ei soovitata panna kodusesse kompostrisse. Sest kui neid vajalikke temperatuuride künniseid ei ületata või ei hoita, siis tegelikult tähendab see seda, et me paljundame erinevaid patogeene oma koduses kompostris. Kompostimisel on erinevad liigid. Vaatleme siinkohal kompostimist kompostiaunas. Kompostiaunas kompostimise kui meetodi eeliseks kindlasti on selle lihtsus ja rakendatavus. Oluliseks plussiks on see, et ei ole vaja kompostikasti ehitada või soetada. Aun kompostimisel, kui seda tehakse pikema perioodi vältel, tuleks siis arvestada sellega, et kompostiaun oma vormi ei hoia ja ta kipub nii nimetatult lamedaks vajuma. Ja kui selline aun hakkab siis ajaga laiali vajuma, see tähendab ka teiselt poolt seda, et sinna pääsevad sisse hiired, rotid, linnud ja teatud piirkondades siis ka nälkjad, mida tuleb meeles pidada, et me nälkjate mune ei paljundaks. Ja väga sageli sellist kompostimise viisi kasutatakse maakodudes või siis suurtes kompostimisele orienteeritud tööstusettevõtetes. Komposter koduaias. Koduaias ilmselt sobib kasutada erinevaid kompostimise viise, aga vaatame siin lahtist kompostrit. Selline komposter võiks siis olla 1,2 meetrit korda 1,2 meetrit korda 1,2 meetrit suur ehk siis kõrge ja lai, mis võib olla ehitatud puidust. Sellise kompostri ehitamiseks sobivad ka euroalused ja siin on nüüd kasulik mõelda kohe 2-3 sammu ette ja ehitada see komposter 3-osaline. Loomulikult kompostril võib erinevaid neid kastiosasid olla veel rohkem, see oleneb ruumist ja territooriumist, kus te toimetate. Ja miks nii? Kui te ehitate mitmeosalise kompostri, siis on hiljem lihtne sellist komposti segada. Ehk siis esimesse ossa kogute te biojäätmed ja pärast mõningast aega on teil lihtne teha segamist, ehk siis kogu materjal tõsta teise kasti. Samal ajal, kui vabaneb esimene kast, saate te juba hakata sinna koguma erinevaid biojäätmeid. Nii et selline komposti segamine on äärmiselt mugav. Sellisele lahtisele kompostrile võib siis näriliste ja lindude eemalhoidmiseks paigaldada sisse väiksema silmaga võrgu ja peale katuse. Ja sellises oma ehitatud kompostris tohite te vabalt kompostida aia haljastusjäätmeid, muruniidet, puulehti, väikseid oksi. Tavaline kinnine komposter on ilmselt algajale kompostijale kõige lihtsam viis, et kompostimisega tutvumist teha. Kompostrite valik on laialdane. Neid saab soetada erinevatest ehitus- ja aiatarvikute poodidest. Ja kaubandusvõrgus on saadaval väga erinevaid tooteid, väga erinevast hinnaklassist ja ka väga erinevatest materjalidest.
Tiheda asustusega paikades näeb omavalitsuste seadustik reeglina ette, et toidujäätmeid tohib kompostida kinnises kompostris. Sellepärast, et need meelitavad ligi hiiri, rotte, linde ja selline kinnine komposter, vähemalt suvisel ajal, on seal lihtsam hoida ka kompostimisprotsessi jaoks vajalikku kõrgemat temperatuuri. Kinnise kompostri võib inimene kas ise ehitada või tellida ja materjal sellistel kompostritel võib siis olla väga erinev. Need kompostrid võib vooderdada metallvõrguga ja ehitada peale kaane. Kompostimine kilekottides. Kilekottides saab edukalt kompostida puude lehti ja oksi. Linnatingimustesse on antud meetod sobilik sellepärast, et ta on kompaktne. Kompostitav materjal on suletud ja kaitstud näriliste röövloomade ja lindude eest. Kui kilekotti täidetakse lehe ja okste seguga, siis tuleks meeles pidada, et sinna võiks saada ka üks osa haljasjäätmeid, mis siis aitab sellel segul kiiremini käivituda. Mõningatel juhtudel lisatakse juurde ka lämmastikurikast materjali. Iseenesest kestab kompostimise protsess 2–3 aastat. Kui valida kompostimiseks kilekott, on soovitav kindlasti jälgida selle tugevust. Täna hakkame me rääkima ka järjest rohkem mulla saastumisest mikroplastiga. Sellepärast on tähtis uurida, millist kilekotti oleks mõistlik kompostimisel kasutada. Kilekott võiks olla valmistatud biolagunevast materjalist, aga kui kilekott on valmistatud biolagunevast materjalist, siis tegelikult ka kott ise laguneb kiiremini. Nii et see on selline katsetamise teema täna. Vermikompostimist viivad läbi vihmaussid ja nemad vajavad orgaanilist materjali oma elutegevuseks ja vajavad ka selle lagundamiseks soodsat elukeskkonda. Soodne elukeskkond vihmausside jaoks tähendab seda, et temperatuur on +–2 kraadi 20 kraadi ümber. Kindlasti peab hoidma niiskust kuni 60% ja üle selle, siis vihmaussid teevad hästi tööd. Vermikomposter kui selline võib olla kas ise valmistatud või siis kaubandusvõrgus soetatud. Materjalide valik on jällegi lai ja mida tuleb vermikompostri kasutamisel kindlasti jälgida, on see, et vermikomposter peab paiknema soojas siseruumis. Vermikomposter ei tohi suvel üle kuumeneda. Vihmaussid ei talu ka kõrgeid temperatuure, üle 25 kraadi Celsiuse, siis nad muutuvad lojuks. Ja kui on jällegi liiga külm, siis vihmaussid ei ole töös piisavalt aktiivselt. Kuid üldjuhul, kui on tasakaalus vihmausside populatsioon, etteantud toidukorrad, niiskus, siis reeglina vermikomposter haisema ei lähe. Kui tekivad probleemid äädikakärbestega, siis saab alati vermikompostrisse kõige pealmiseks kihiks panna kas paberit või paberihaket. Kuid levinud on ka vermikomposti tootmine tööstuslikes mahtudes ettevõtte tasandil. Põhimõte antud kompostimisel on sama, vihmaussidele antakse ette orgaaniline aine. Antud juhul, kuna tootmine toimub tööstuslikes mahtudes, kasutatakse ühetaolise materjali saamiseks eelkääritatud kas veisesõnnikut või mõnda muud materjali. Siin on oluline eelkääritatus või eelkomposteerimine, sest värsket sõnnikut reeglina vihmaussid ei talu. Suuremad vermikompostimisüksused ehitavad endale spetsiaalsed süsteemid, milles vermikompostimine toimib, kuid levinud on ka lihtsalt suletud ruumis aunades vermikomposti valmistamine.
Pärast seda, kui vihmaussid on orgaanilise aine läbi töötanud, materjal ehk siis vermikompost sõelutakse ja toode vermihuumuse näol on olemas. Kui kompost on valmis või kui teil tekib komposti kasutamise järgi vajadus, siis kindlasti tuleb komposti kvaliteeti kontrollida. Ja miks? Sellepärast, et koduaias, kui te olete teinud komposti, siis selle kvaliteedi kohta teil keemilist analüüsi ei ole. Kui te ostate komposti kaubandusvõrgust, siis kindlasti on selle peale märgitud keemiline koostis, lahjendussoovitused, reeglina lämmastiku, fosfori, kaaliumi vahekord. Olenevalt nüüd kasutusotstarbest on siis taimkatse läbiviimine kõige lihtsam, käepärasem ja selline tavapärane praktika, mida ka suured kompostimisettevõtted Šveitsis ja Austrias praktiseerivad. Nii et selline komposti kvaliteedi kontroll läbi taimekasvu on tavapärane praktika. Ja komposti kvaliteedi katset tuleks siis alustada sellest, et te kõigepealt võtate komposti proovi komposti hunnikust või kompostrist umbes labida sügavuselt kogu hunniku ulatuses. Te võiksite võtta 10 kühvlitäit erinevatest kohtadest, mis te segate kokku keskmiseks prooviks. See keskmine proov ideaalolukorras oleks hea läbi sõeluda. Kui teil sõela ei ole, siis noppige suuremad lagunemata tükid kompostist välja. Ja kindlasti sõltub see teie keskmise komposti proovi kogus sellest eesmärgist, kui suurt taimkatset te plaanite läbi viia. Kindlasti tuleb arvestada, et katsesse on teil vaja 100% komposti ja 100% aiamulda. Ehk siis te saate omavahel katse lõpus võrrelda, kuidas taimed segudel on kasvanud. Kasulik on teha veel lahjendused, kus te võtate 10% komposti, 50% komposti ja 90% komposti, mis te siis kas aiamulla või soovitud istutusseguga segate. Antud piltidel on teil 2 näidet, salatkress ja aetuba. Salatkress ehk Lepidium sativum on selles mõttes hästi tänuväärne kultuur, et 7 päevaga te näete juba tulemust. Ühe istutusnõu kohta, mille suurus on 300 milliliitrit, te külvate kuni 1 grammi seemet. Aetuba võib istutada ühte sellisesse potti 4 seemet ja siis võrrelda neid taimi omavahel. Aetoal läheb kasvamiseks 2 nädalat, kressil siis 7 päeva. Nii et soovite kiiremat tulemust, siis valige aedkress. Pärast külvi on mõistlik istutusnõud hoida soojas kohas kuni 20 kraadi temperatuuri ja kui seemned on tärganud, tuleb neid kasta ja piserdada. Aedsalat tärkab reeglina 24 tunni jooksul, ta on hästi kiire tärkaja. Nagu me eelpool mainisime, võib kompostide algallikad olla väga varieeruvad. Jäätmekäitlejad teevad komposti reovesetest, biojäätmetest. Tugiainetena kasutatakse põhku, turvast. Kõik see mõjutab lõpuks komposti keemilist koostist. Oleme katsetanud veel ka putuka ja paglakomposti, mis mõlemad oma taime toiteainete sisalduse poolest on taime kasvuks väga head. Ja kui te nüüd vaatate, kui palju need kompostid sisaldavad kas lämmastikku või fosforit,
siis sellest lähtuvalt on nende hektari kasutusnorm väga erinev. Ka lillepotti tuleb selliseid komposte panna väga mõõdutundega ja sellepärast on kasulik eelnevalt komposti lahjendused testtaimedega läbi katsetada. Sest kui te eksite komposti kontsentratsiooni ja kogusega, kui te kasvatate ette beebitaimi oma aiandis, siis võivad kahjud väga suured olla. Antud pildiseerial on näide selle kohta, kuidas me oleme vaglakomposti lahjendanud mullaga. Vaglakompost, mis on väga toitainete rikas, mis on siis saadud musta ogakärblase vastsete elutegevuse tulemusena, ütleb seda, et 10% vaglakomposti lahjendusena mõjub taimekasvu pärssivalt. Ehk siis sellise väikse 300 milliliitrise istutusnõu kohta võib-olla oleksime me pidanud võtma vaglakomposti 1-2% ja see oleks olnud piisav. 100% vaglakomposti on nii toitainete rikas, et salatkress näitab välja, et sellisel segul tema seemned ei idane. 100% muld ütleb jälle seda, et seeme on idanemisvõimeline ja samal ajal on siis 1 gramm kressi seemneid moodustanud sellise soliidse taimiku. Kui teil on valmistatud kompost, mille keemilist analüüsi teil ei ole, siis kindlasti on mõistlik sellise komposti kohta teha esialgselt katseseeria taimedega. Teie ees on katseseeria, kus siis on näha erinevad lahjendused kompostist ja mullast ja istutusnõudesse on külvatud jällegi 1 gramm harilikku kressi, salatkressi seemet. Alustuseks on mõistlik kõik külvipotid märgistada. Katset võib teha 3-4 korduses ehk siis ühe substraadi ja kultuuriga te teete 3-4 sarnast potti. Sega komposti ja mulda erinevas vahekorras, kas 10% komposti ja 90% mulda või 50% komposti ja 50% mulda. Kindlasti peab olema antud katsel kontrollvariant, ehk siis kontrollvariandiks võib kasutada kas kasvusubstraati või siis koduaiast võetud mulda, millega te olete komposti lahjendanud. Potid võiks täita nii, et istutusnõu ülemise servani jääb 1 cm ruumi. Õhulist materjali võiks suruda natukene kokku, et tagada külvatavate seemnete parem kontakt kasvusubstraadiga. Ja kasta tuleks tihedalt, sest taimik kasvab kiiresti ja taimik kasvab tihedaks. Katsetaimi on soovituslik pildistada. Kindlasti pildistage taimi katse alguses ja katse lõpus. Kindlasti pildistage taimi võrreldes kontrollvariandiga. Ja kui te nädala möödudes pildistate taimi, siis reeglina on taimede kasvus vahed väga ilmekalt välja joonistanud, nagu ka antud piltidelt võib näha. See tähendab seda, et te olete teinud katse korrektselt ja lahjendused näitavad välja, millist taimekasvu segu või substraati te võiksite eelistada ja kasutada. Kui taimik on välja veninud, siis tähendab see seda, et on tekkinud toiteelementide ülejääk. Kui taimik on väike, kompaktne, siis on variantideks, kas toiteelemente on liiga palju, nii palju, et see pärsib noorte taimede kasvu või siis on küsimus tõesti selles, et neid toiteaineid on vähe. Antud juhul, jällegi kui me vaatame keskmist pilti, siis me võime teha selle järelduse, et võrreldes kontrollvariandiga pigem on neid taime toiteaineid väiksemate või suuremate lahjenduste korral taimedele liiga palju.
ja kindlasti on ilmekad ka alumised pildid, kus siis 7 päeva pärast on kressi biomass koristatud, nii et see on nagu see mõtlema panemise koht. Kui te olete väiketootja, siis tegelikult need normid tasub alati enne läbi mängida, et saada siis just täpselt selline kasutusnorm, mis teie kultuurile sobib. Kui te kasutate komposti liiga kõrges kontsentratsioonis, siis see tähendab seda, et need toitelemendid rikuvad näiteks teie ilutaimed või beebitaimed arengu ära. Ja sellisel juhul me räägime, et selles mullas on neid toiteelemente liiga palju. Kokkuvõtteks võiks öelda, et kompostimine on kindlasti kasulik tegevus ja kompostimise abil saab siis muundada biojäätmed väärtuslikuks ressursiks ja komposti kvaliteeti läbi nõukatse tuleb siis, on soovituslik teha ja see on ka väga vajalik praktika, sellepärast et selline pealtnäha lihtne katse annab teile kiiresti hulga kasulikku infot komposti, kokkusegatud kasusubstraadi ja taimede idanemise kasvamise kohta. Ja samuti on mõistlik enne suuremat ostu läbi proovida ka poekompostid, et siis testida ja leida teile kasulikud normid. Nii et taimkatseid on õpetlik teha ja head pealehakkamist ja rõõmsat kompostimist ja kompostide kasutamist.